Aga nii, lugupeetud, minu kell näitab 6 ja oleme siis täpsed ja kohe teen selle ära, et ma tegelikult mute'in teid ära, et ma panen teid vaikseks. Ja see on sellepärast, et olen välja lubanud ka selle, et kogu see tänane jutt jääb ka järelvaadatav, et ilmselt homme panen üles. Siret saadab laiali ka siis lingi nii teile, kes te kohal olete, kui neile, kes siis osad võib-olla mõtlesidki ja planeerisidki järelvaatamise pealt vaadata, ehk keegi ei jää ilma, kõik saavad kätte selle, mis kätte saada on vaja. Ja seetõttu jah, ma panin teid vaikseks, aga see ei tähenda seda, et mulle võib siin ka minu monoloogi ajal siin chati kirjutada, kui kannatust ei ole ja ma püüan chatil silma peal hoida ja jooksvalt siis vastata, aga loomulikult, kui ma olen oma ettekande lõpetanud, et siis võivad kõik mikrofonid sisse panna ja kõik oma küsimused otse ära küsida. Või ka hiljem, et alati võite kirjutada, meili saata, helistada. Nii kui küsimusi tekib, julgelt küsige, et hea meelega kõigile nendele küsimustele vastan. Aga täna siis keskendun eelkõige siis kaks põhilist reisi on Myanmar ehk Birma selle aasta novembris ja siis järgmise aasta kevadreis märtsis me läheme Indo-Hiinasse, Kambodža, Laos ja Vietnam, Põhja-Vietnam siis. Miks ma neile keskendun, sellepärast, et seal on ka lennukipiletid olemas, seal on kõik asjad paigas, kõik hinnad olemas. Need on reaalselt sellised teadaolevad reisid. Ülejäänud on sellised nagu tulevikuplaanid, põgusalt vihjan ka järgmise ehk 26. aasta siis sügisreisile. Me tahame minna Jaapanisse 27 kevadel siis Taiwanile ja nii edasi. Aga et asi oleks ülevaatlik, siis tegelikult olen ma teinud ikkagi ka slaidika ja et ikkagi asi oleks selgelt jälgitav ja ma panen ennast siia siis nurka. Nii, ja jutt siis meie reisiplaanides siis just nimelt eelkõige see 25-26 ehk selle aasta reis, järgmise aasta reis ja nii edasi. Aga enne ikkagi mõne sõnaga ka meist siis mina, Janno Seeder, minu kallis abikaasa Siret Seeder. Meil on muuseas väga tähtis hetk, et lisaks sellele, et me oleme 37 aastat abielus olnud, meil on ka tööjuubel, sünnipäev. Meie firma sai juba 22 aastaseks, meil on nagu sünnipäevakuu veel. Seeder konsultatsioonid sai asutatud aprillis 2003 ja juba siis on meil nagu nipsti on läinud 22 aastat. Ja et osad ütlevad, et kuidas abikaasaga üldse koos töötada, aga me ei ole mitte ainult siis koos töötanud, ka koos elanud ja see ongi meie elu. Aga nüüd kuidas selle reisimise juures, et me alustasime küll 2003, aga 2009 tundus väga loogiline, me tolleks ajaks juba tegime kursusi, Feng Shui kursusi Eestis, üle Eesti. 2008 ilmus meil juba esimene raamat Eesti oma Feng Shui, Siret Seeder autor ja siis tundus nagu väga loogiline, et 2009 oktoobris, et käime korra Hiinas ära selleks, et Feng Shui, see on selline Hiina taustaga asi ja see tundus ju siis nii loogiline, et lähme vaatame koha peal, kuidas need asjad on. Mõeldud tehtud, sai grupp kokku pandud ja grupp sai päris suur, ma mäletan valdavalt meie enda kursuslastest, õpilastest, tolleaegne grupp oli koos meiega 27 inimest, pikk reis, 18 päeva, aga see kõik toimis suurepäraselt. Ja meil polnud siis veel mitte mingit plaani, et me ka reisikorraldajaks hakkame, eks ole, aga elu on ettearvamatu ja saime siis seal 2009 nii-öelda pisiku külge. Ja tänane seis on see, et vahepeal jäid küll siia ka need koroona aastad, aga seis on see, et me oleme teinud nende aastatega üle 40 grupi reisi. 20 korda nendest me oleme 20 gruppi, me oleme teinud Hiina. Siis oleme jõudnud käia ka
Usbekis ja Gruusias korduvalt ja siis jõudsime ka korra Aafrikasse, Tansaanias ja Zanzibaril ja siis Indo-Hiina loomulikult on risti põiki, küll Vietnam põhjast lõunast ja lõunast põhja ja siis Laos, Kambodža, Vietnam ja no erinevaid kombinatsioone. Aastast 2016 me oleme erinevaid kombinatsioone seal Indo-Hiinast teinud ja siis peale nüüd koroona lõppu avanes meie jaoks Nepaalis me oleme käinud kolme grupiga juba ja viimane oli novembris, käisime siis ka Nepaal, Bhutan, hästi vahva reis. Aga mida ma tahan rõhutada, et me oleme ikkagi ära otsustanud Siretiga, et me ei taha olla ainult reisikorraldajad, et see on üks meie tegevustest. Ja me oleme ära otsustanud, et me ei tee rohkem kui 2 reisi aastas. Me teeme kevadreisi, me teeme sügisreisi ja reiside vahelisel ajal me oleme eelkõige koolitajad, nõustajad, kirjastame raamatuid, tegeleme siin kohapeal erinevate asjadega. No näiteks praegu on suveperiood algamas, siis me teeme ka Eesti-siseseid bussiekskursioone, kevad-suvisel perioodil ja suvelaagrid, kõike selliseid asju. Aga reisidest siis jah, 2 reisi aastas ja no loogika siis veel see, et meil ka endal põnev oleks, siis me väga palju marsruute ei korda. 1-2 korda me teeme ühte marsruuti, ühte maad või no ikkagi suunda ja siis me otsime juba midagi uut, et just nimelt, et see ei läheks meile ka tööks kätte, et säiliks põnevus ja kõik see pool. Aga kui nüüd meiega reisida, siis ei saa üle ega ümber, et peab teatud asjad ära rääkima, teatud märksõnad nii-öelda üle vaatama ja üks on see, et me ei saa üle ega ümber, Feng Shui on see printsiip, mis meie elus on aastast 99, siis me sattusime ise, tundus puhas juhus, Rein Meebri juurde kursustele. Ja nüüd juba siis 26 aastat see on tänaseks on see siis ka mitte ainult hobi, vaid see on ka meie töö, see on meie elu. Aga ma pean täpsustama, et see kindlasti ei ole religioon, see ei ole mingi selline usulahke. Miks ma seda täpsustan? Täna sain meili inimeselt, kes kirjutab, kes oli lugenud meie kodulehelt, et meil on tulemas põnevad ekskursioonid, me käime see aasta jälle Kirnamõisas tulpe vaatamas ja Saaremaa ja Pojengi festivalil, seal Pojengiga istanduses, kasvanduses ja siis Virumaal ja siis inimene on leidnud nende ekskursioonid ja siis ta kirjutab meili, et kas tavainimesed võivad ka tulla teiega ekskursioonile või see on ainult selle Feng Shui inimeste reis. Kohe ütlen, et me kõik olemegi tavainimesed ja täpselt need pikkade reiside suhtes ka, et mingit sellist usuvärki siin ei ole. See on lihtsalt asi, millega me tegeleme ja kedagi ega midagi me vägisi kuhugi ei kaasa, et selle pinge ma võtaks kohe maha, aga see on ja jääb. See on selline elufilosoofia, elamise viis, see on meie elus, see on mõjutanud meie elu ja eks me siis tutvustame ka sellistel reisidel nii palju kui võimalik, eks ole, sellist asja, otsime ka nendelt maadelt, eelkõige siis Aasia. No kuna me teeme ainult 2 reisi aastas, siis midagi pole teha. Kalender jääb nii kitsaks kätte, eks ole, et ja vanus tiksub juurde. Mainin lihtsalt, mina saan juba paari kuu pärast 60, Siret saab 58 ja lihtsalt selles elus me vist Aasiast väga palju kaugemale ei jõuagi, jääme sinna Aasia poolele. Miks mitte, et me naljaga pooleks Siretiga oleme arutlenud, et siis kui me pensionile jääme, et siis me hakkame koos reisima, hakkame näiteks Euroopat avastama, ma ei tea, kas me Ameerika mandrile üldse jõuame, aga praegu on Aasia, meie põhisuund on Aasia. Ja miks selleks, et Aasia, see vana maailm, seal see jälgitav, käega katsutav ajalugu on niivõrd pikk, niivõrd huvitav ja see on nii arendav, see on silmaringi laiendav, kõik need erinevad kultuurid, eks ole, ja aru saada või püüda vähemalt aru saada erinevatest kultuuridest ja mõttelaadidest, see kõik rikastab meid ennast ka. Ja kõik need elufilosoofiad. Muuseas, ega see Feng Shui ei ole mingi suke Hiina salateadus, see Feng Shui hiina keelest eesti keelde tõlgituna tähendab tuul ja vesi
tuul ja vesi ja hüllatust muistsetel eestlastel oli oma tuule ja vee õpetus, et sõnastus oli ka sama. No miks me siis läbi sellise Hiina asja kõike seda siin nii-öelda jälle meenutame, aga sellepärast, et Eestis oli see tuule ja vee õpetus, see oli suuline pärand, see oli isalt pojale, emalt tütrele, jätkati neid asju, mis toimisid, mis ei toiminud, neid ei jätkatud ja täna on raske nagu sellist ütleme kirjalikku materjali leida, jah, kui sa oskad ringi vaadata, siis meie mõisate ja kirikute ja talude juures on kõike seda leida, aga Hiina Feng Shui, kõigepealt Hiina Feng Shui ajalugu on erinevate kirjanduslike andmete järgi 3000, 5000, 10 000 aastat, no väga pikk ja see on hästi dokumenteeritud, et seal on hästi palju materjali ja sealt kaudu on lihtsalt lihtsam nagu neid asju selgeks saada, aga selline elufilosoof nagu see Feng Shui või tuule vee õpetus on igas kultuuris, et Jaapanis on wabi-sabi ja Indias vasati ja nii edasi. Aga nii me otsime kõigilt nendelt maadelt, kus me käime, kõikjal on selline oma elutarkus olemas, et see on alati hästi põnev. Meditsiin, just selline iidne meditsiin, mitte ainult Hiina meditsiin, Nepaalis on oma meditsiin ja kõikidel nendel maadel on mingid sellised asjad, mida alati tasub uurida ja mis on nagu põnevad, eks ole nii. Ja seetõttu ka sellist poolt vaatame ja kindlasti pean mainima, seljakoti matku me ei tee, aga meie reisid on üle keskmise aktiivsed, et me päris selliseid puhkusereise ei tee, ütleme küll Myanmar nüüd tuleb selline, kus on sellist füüsilist koormust, jalgsi käimist on vähem ja meil on lausa Inle järve ääres on selline lebotamise aeg või vabad päevad, eks ole, kus me saame siis lõõgastuda, lõdvestuda, eks ole nii, aga suures plaanis meie, ma ütleks niiviisi, et mis mõtles matkamine ilma seljakotita küll, aga ütleme, et ka nii-öelda lihtsamatel reisidel meie päeva sammude arv on ilmselt kõrgem, kui meil siin kodus on. Et jah, me ikkagi oleme uudishimulikud, me liigume ringi, me tahame kõike näha, kuulda, tunnetada ja see tähendab seda, et ilmselt selline füüsiline aktiivsus on kõrgem kui, eks ole, siin kodus olles. Nii et jah, selline pool, siis kindlasti on väga tähtis see seltskond, kellega me liigume. Veel kord, ei ole siin kellelgi mingid eeltingimused, sa pead oskama seda või toda, kõik on oodatud, aga samas me oleme kõik isiksused ja isikupära säilib alati, aga meil on ka nendel seltskondadel, kellega me kulgeme, on ka mingi ühisosa, mingi osa, mida me saame, millel me teemadel saame arutleda, omavahel, ma ei tea, kogemust jagada. Meil on lihtsalt koos hea olla ja võin teile öelda, et selle 16 aasta ja 40 pluss gruppi, no meiega on reisimas käinud, ma ei tea, üle 600 inimese. Ja ilmselt see seltskond on paljudele sobinud selleks, et meil on päris mitmed sellised, kes tulevad taas ja kes on käinud juba 6-7 reisil meiega ja tulevad jälle, panevad kirja, nii kui uus marsruut välja tuleb, panevad kirja, tulen, see on nii oluline. Ja nii-öelda tekkinud nii-öelda nagu klubiline üritus, et inimesed, ilmselt see on ka nagu selline positiivne tagasiside sellistele reisidele, et inimestele on see sobinud. Selline seltskond, niimoodi koos kulgemine. Meie asi Siretiga on see, et ja kohalike giidide ja saatjate asi on teie eest hoolitseda, eks ole, et te saategi lasta vabaks, tunda ennast hästi, teile öeldakse, et nüüd tee seda, nüüd lähme sööma, nüüd vaata sinna vasak. Jaa, aga see võib, seda on ka teinekord ka täiskasvanud inimestele vaja, et sa saad nii-öelda lõdvaks lasta, et sinu eest mõeldakse, et sinu eest on kõik ära korraldatud ja see on nagu hästi oluline. Ja mis veel on tähtis, me ei saa üle ega ümber, ega me oleme koolitajad ja mina isiklikult koolitajana ütlen, et minu jaoks on selline reis, kus me oleme 2 nädalat, circa 2 nädalat oleme koos, see on
kordades efektiivsem koolitusvorm kui näiteks ütleme mingi seminar auditooriumis või loeng või mingi selline ka kursus. Sest me oleme 2 nädalat koos, me oleme ära oma tavapärasest keskkonnast, taustast, vähemalt segajaid, samas uued maad, uus informatsioon, palju uurida, palju õppida. Meie räägime asjadest, jagame seda, mida meie Siretiga oleme kogunud, kogenud ja teeme erinevaid võib-olla ka praktikaid ja analüüse, aga kõike rangelt vabatahtlikkuse alusel, et kedagi me vägisi ei õpeta, et pigem mine tea, et see võib osutuda ju võib-olla hoopis kellegi jaoks täiesti elumuutvaks kogemuseks, et vahel tulebki nagu kodust kaugel ära käia, et leida mingi järgmine pusletükk või mosaiigikild, eks ole, et kuidas oma elu seda puslet kokku panna. Nii et jah, et sellised märksõnad, et kui nüüd meiega tulla reisima, siis sellega peaks arvestama. Et jah, et see vahel on ka küsitud nii, et noh, pakkujaid reisimaailmas on ju palju, siin Eestis samamoodi erinevad reisifirmad teevad samu sihtmaid, et mille poolest siis meie nagu eristume, vot siin on need märksõnad, et nende kaudu ma nagu püüdsin kokku võtta seda, et mille poolest me võib-olla eristume teistest, eks ole, noh, see on nagu meie nägu, on selline asi. Nii, ja nagu ma alguses ka ütlesin, et täna siis keskendun eelkõige selle aastasele Myanmari reisile, Myanmar Birma. See on siis 6. kuni 21. novembrini sel aastal ja siis teine on just järgmise aasta märtsis, nüüd me just möödunud nädalale me saime lennukipiletid kätte ja asjad said paika, on Kambodža, Laos ja Vietnam. Ja see on siis 11 kuni 25 märts 2026. Ja sealt edasi on sellised rohkem küsimärke, need on plaanid, need on sihid, aga grupireiside loogika on selline, et tegelikult 11 kuud enne reisi me saame alles küsida lennukipileteid, see on lennufirmade loogika. Ja see tähendab seda, et näiteks kui me võtame, et me tahame järgmise aasta oktoobris-novembris, see on siis 26. aasta oktoobris-novembris minna Jaapanisse, siis lennukipiletid ma saan küsida novembris-detsembris sel aastal alles. Et siis need asjad saavad paika, et täna see on lihtsalt selline siht, muuseas ma võin ka öelda, et Jaapaniga juba meil on kontakt olemas, me juba vahetame märksõnu ja juba ka mingid programmi asju räägime läbi, et dialoog juba käib. Ja täpselt samamoodi on siis juba 27. aastal, me tahame käia just märtsis ehk kevadel, märts-aprill, ma veel täpselt ei tea, ka seal me leidsime kontakti, kellega me siis asju arendame ja läbirääkimisi peame, seal ma tahaks selle siduda lisaks matkamisele, võt selline tee pool, ma olen selline Hiina tee ja austaja ja noh, siis võiks selline teeistandused ja kevadine võib-olla minna sellisel ajal, kui on juba see esimene korje, et seda loetakse kõige väärtuslikum ja hinnalisemaks. Ja no, aga see selgub kõik, siin on palju aega, et me saame rahulikult neid asju nagu paika loksutada. Ja üllatust, minuni jõudis ka Sri Lanka kontakt, eks ole, ja selline soe kontakt mulle vahendati ja ma alustasin juba ka meilimist, praegu meilimist Sri Lankaga, et pidada plaani juba siis, ma ei tea, siis 27, ma pean endale selgeks saama, kas sinna Sri Lankale on parem minna siis aasta alguses või aasta lõpus. Aga suures plaanis, noh enne ta ei tule kõne alla, kuna siin kalender on enne täis, aga ilmselt see on selline 27. 28. aasta teema. Nii, aga läheme siit siis Myanmari juurde, Myanmar. Ja selle Myanmariga ma kohe ütlen ka, et see on meie vist 3. katse. See on meie 3. katse, kui me tahame minna Myanmari. Ma ei mäleta enam peast, aga võib-olla 2016 või veel varem me juba esimest korda. Ja siis oli seal jälle mingi jama ja Urmas Paet võttis kuskil parlamendis sõna ja oli see rohinjade küsimus sellele ja jälle meil olid juba inimesed registreerunud, aga siis kiiresti tühistati ja me jätsime reisi ära, siis panime järgmine kord välja. Ma ei mäleta, mis siis oli, aga siis üldse nagu huvi ei tuntud ja nüüd 3. kord ja nüüd me otsustasime, et võt
kui ikkagi niimoodi on nagu meid eemale hoitud, et siis seal midagi on, et nüüd me käime ära ja see on mõeldud tehtud ja seekord me läheme. Me läheme vaatamata sellele, et siin ka käisid uudised läbi, et meil Marris oli suur maavärin, aga see oli nüüd. Me läheme alles novembris, et selleks ajaks on juba kõik seal nii rusud ära koristatud ja taastatud. Aga vaatamata nüüd kõigele me oleme raudselt otsustanud, et me läheme ja ma võin siin ka öelda, et siin on juba inimesed registreeruvad, meil on, kui ütlen siis valetan, aga kas 8 või 9 inimest on juba kirjas, loen siis neid, kes ikkagi reaalselt on teinud mingi sissemaksu ka juba, 8-9 inimest ja võin teile öelda, et praegu meil on täna 22. aprill, siis tänase seisuga see on väga positiivne märk, see viitab sellele, et see reis suure tõenäosusega saab tehtud selleks, et ma kohe etteruttavalt siin ütlen ka, et meie grupid üldjuhul jäävad vahemikku, kui ma alustan, ma tellin lennukipiletit, siis ma tellin 20 piletit. Aga see pole eesmärk oma, et mingil hetkel tuleb siis seda arvu täpsustada, aga tegelikult kuskil on ka nagu meie enda tasuvuse küsimus. Kui see grupp tegelikult nüüd lennufirma vaatest, grupi suurus algab 10 inimesest, siis 10 grupi puhul, kui see jääkski ainult 10, siis me ei saa minna Siretiga 2, siis me peame minema üksinda. Aga see, et oleks nagu selline win-win, et nii tulijatele kui meie jaoks, selline hea grupi suurus on selline 14-16, ka 20 toimib suurepäraselt, aga veel kord ma ütlen, et tegelikult 14-16, see on koos meiega, mina ja Siret on see meie, et siis praegu nende indikatsioonide järgi, nende registreerijate järgi võin öelda, et asi on väga positiivne, et ilmselt siin see reis toimub ja igal juhul me teeme selle ära. Aga ma ka põhjendan veidikene, et miks ma nagu nii veendunud nüüd olen selleks, et siin on, ma leidsin ühe sellise lausa, keegi oli kirjutas, et miks tasub minna Birmasse, Birma algne nimi, või tähendab, see on eurooplaste antud nimi, aga Myanmar siis algne nimi. Sellepärast, et siin on nagu mitu poolt ja ma mõne sõnaga teile tutvustan ka, et see on selline väidetavalt hästi selline mitmekesine riik, kus elab üle 135 etnilise rühma ja suurim neist on siis Birma rahvas, mille järgi siis eurooplased andsidki sellele riigile ka vahepeal nime Birma ja birmalased siis moodustavad enamiku elanikkonnast ja mis veel, et miks sinna siis minna? See on öeldud niimoodi, et seal küll valitseb hunta, aga see on aastast 2007 on see hunta seal juba valitsenud ja see nagu turist ja tavainimesse niivõrd ei puutu, et seal pigem on küsimus ju võimust, võim seal ja ütleme konfliktid siiski. Ma olen nüüd põhjalikult seda uurinud, mul on ka oma Myanmari kontakt, kellega me pidevalt kirjutame, infot vahetame, siis ma olen uurinud, siis tegelikult see on aastakümneid on see etniliste gruppide vahel need konfliktid olnud ja mitte ainult etnilised grupid, vaid seal on nagu rohkem selline religioosne taust selleks, et Myanmari loetakse, see on üks enim budistlik maa maailmas. Aga nüüd rohinjad, nemad on moslemid ja seal tekib selline religioosne konflikt ja kui me selle kõrvale jätame selleks, et meie marsruut nüüd, mis meil on planeeritud, kui me vaatame siin seda kaarti ka, siis tegelikult need konfliktid on kuskil siin piiriäärsetel aladel läänes, põhjas, idas, siis meie liigume pealinnast Yangonist, teeme sellise ringi ja me tuleme Yangooni tagasi, aga me liigume maa keskosa, kus meie puutumus selliste konfliktidega on olematu. Aga miks just on põnev, kuna selline kõige budistlikum maailmas, siis näiteks siin Pagan siin keskel, siis näiteks selline näide. Ja siin selle Pagani linna see on sisuliselt siis Birma süda, siin asub 67 ruutkilomeetri suurune maalapp, mis ilmselt 11. sajandi keskpaigas pidi välja nägema kui maailma suurim selline ehitusplats.
ja 250 aastat järjest püstitati seal nii budistide kui hindude templeid sellise tempoga, et ajaloolaste arvates algas iga 2 nädala tagant uue pühamaa ehitus. Ja praeguseks võib neid kas perfektselt taastatuna, üksjagu lagunenuna või täiesti varemates kokku lugeda üle 3000. Ehk sõnum see, et selline budistide, hinduistide selline pühade ehitiste kontsentratsioon pinnaühikule on kõige suurem maailmas ja sealt samas, kui me vaatame mandalai seal keskel jätkates, siis on Ubeini sild. Vot ma nüüd ei tea, ma ei saanud täpselt aru, ma pean oma kontakti käest küsima, et nüüd see 6 aega tagasi või millal see oli see maavärin, et siis tegelikult kas see Ubeini sild seal mandalas sai ka viga, aga miks see Ubeini sild on oluline, selleks see on maailma pikim tiigpuu sild, mis on 1,2 kilomeetrit pikk ja umbes 3,5 meetrit lai. Ja see on 19. sajandil ehitatud ja see Ubein, see nimi, silla nimi on saanud, tegelikult see on tolleaegse linnapea nimi ja kes oli ka ühtlasi selline uuskasutuse pioneer, ta lasi siis silla ehitada ühe mahajäetud palee vanadest palkidest ja need on muuseas säilinud tänase päevani, et ainult silla keskosas mõned palgid on asendatud betoonvaiadega. Siis miks veel Myanmari minna, võt see tohutu kirju seltskond, eks ole, seal on neid 9% on shanisid ja 7% kareneid ja 4% arakaane ja 2% monisid ja 2% džinne ja 1,5% katsineid ja no võt sellised vähemusrahvused, nagu ma siin mainisin, 135 erinevat etnilist gruppi, kõige suurem üle 60% on siis on need birmalased, aga just see väga omanäolised need väikerahvad või need grupid, eks ole, ja seal keskosas, kus me liigume, siis me nendega just ka puutume kokku, et näiteks Inle järve ääres, võt Inle järv on siin ka siin keskel meil, eks ole, Inle järv, siis Inle järve ääres on intad ja lõunakaldal veel kuulsad kaelkirjak naised padaungid. Muuseas, see on tore, et ega neid naisi me tahaks ju näha, aga sellega on üks selline huvitav ajalooline lugu, et tavaliselt naised ehteid kannavad selleks, et kaunistada, olla veel veetlevam ja veel selline kütkestavam, aga seal see lugu on hoopis selline, et kunagi ajaloos oli ju niimoodi, et naaberkülad, hõimud omavahel sõdisid, käisid vallutamas vastastikku ja siis tavaliselt tuldi ja see vallutaja tuli ja vägistasid vallutatud küla naised ära ja siis see padaungidel oli see, et nad hakkasid panema neid kaela, neid võrusid, et tekitati selline kaelkirjak naised sellised pika kaelaga, siis see mõte oli selleks, et see mitte nad ilusamaks teha, vaid vastupidi, teha nad nii-öelda koledamaks, see teha teiste hõimude jaoks nad vähem atraktiivsemateks. Aga vaadake, kui huvitavalt nüüd elu on läinud, et tol hetkel see mõte oli selline, siis täna on nad selline turismimagnet, eks ole, selleks, et neid käiakse vaatamas ja nüüd gruppe viiakse sinna, et näha neid, et see toob neile ka sissetulekut arvatavasti selleks, et ega siis nad saavad ikkagi mingid meelejad ka. Siis miks Birmas Myanmaris siis ikkagi ma kindlasti käia tahan, just see budistlik pool, et seal on erinevat andmete järgi, on seal, ma ei tea, kas 300 000 või 500 000 munka ja 75 000 nunna ja seal on lausa niimoodi, traditsioonis on sees, et iga Birma mees peaks käima vähemalt 2 korda elus nii-öelda ka mungaks, et esimene kord on see juba enne 10. sünnipäeva, see on umbes kuuks ajaks, et käiakse kuskil, siis ollakse ja pärast hilisem periood, kui mungaks käiakse, võib olla palju pikem veel. Ja neid munki ma ka arvan, et me seal saame palju näha, et see on kindlasti väga selline jälle omanäoline, ma mäletan Laos, see oli see munkade toitmine, see ei ole mitte, nemad ei kerja, vaid neile antakse nagu annetusi, mida nemad siis omakorda omavahel jagavad seal
ja noh, aga just see, et selline tohutu selline budistide, noh, munkade, budistlike munkade kontsentratsioon, et kui me võtame, et elanike rahvaarv, ega täpsed andmeid ei ole, aga kuskil ütleme 55-60 miljonit. Ja miks täpselt ei teata, selleks, et viimane usaldusväärne rahvaloendus toimus 1931, see on juba 100 aastat tagasi, pea 100 aastat tagasi, aga no suurusjärgus, eks ole, siis noh, nad on kõige suurema munkade osakaaluga riik, eks ole, maailmas. Nii, mis veel on põnev kindlasti, mida ma tahan näha on, eks ole, ujuvad aiad ja majad, just eriti seal keskosas, seal Inle järve ääres. Sani platool on koht, kus siis elavad peamiselt intad, rahvas, kelle kodud on siis vee kohal ehitatud majades ja kes on kuulsad oma, te olete kindlasti näinud ka telekast või pildi pealt, eks ole, nemad siis suudavad, noh, neil sellised pikad paadid on neil, aga siis ühe jalaga hoitakse, sõutakse ühe jalaga aeru tõugates, eks ole, nii, ja teise jalaga osavalt siis tasakaalu hoides. Ja see Inle järve ääres, noh, me näeme erinevaid siis selliseid neid rahvusgruppe, eks ole, ja noh, see on ju kõik põnev. Siis mis veel on, selline märksõna nagu Tanaka ja Peetli-pähklid. Ja jutt selline, et ehkki levinud on teooria, et etniliselt kirju Birma rahvas liidab üheks teravada budismi, mida kohe asub kõigutama fakt, et 4% rahvastikust on kristlased ja vähemalt sama palju, aga tõenäoliselt palju rohkem on ka moslemeid, siis tänavatarkustega võiks öelda, et sellele seltskonnale annavad tegelikult ühise näo Tanaka ja Peetli-pähklid ja kohe seletan, mis see on. Esimene, see Tanaka on puidust jahvatatav pulber, mida kreemiaks seguks näole kantakse ja mis peaks korraga niisutama, kaitsma päikese eest, tapma vistrikke ja naised tõmbavad laiad Tanaka triibud põskedele just enne tänavale minekut ning lapsed ilmuvad kõige ootamatumate nurgatagustes nähes paksu maskina näole kantud Tanakaga välja päris huvitavad. Ja kollakas valgetest nägudest vaatavad vastu veripunased huuled ning punase kirjud hambad, mida tihtipeale ilmestab veel suunurgast nõrguv pisike nire. Nii näeb välja tüüpiline Peetli-pähkli matsutaja. Ja võt ja nii edasi, et tegelikult mina olen leidnud endale nagu piisavalt nagu tõendus- ja toetusmaterjali selleks, et kinnitada, et mina raudselt tahan seda kõike näha, parafraseerides Eesti filmiklassikat, et ma olen täiesti terve mees, et tahan kõike seda saada, siis täpselt see on, et see budism, see on hästi oluline. Ma tahan seda kontsentratsiooni seal näha, mungad ja kõik need ehitised, eks ole, siis need kultuuri eripärad, selline austus ja viisakuse vaatamata, ma tean, siin on ma olen kuulanud ka erinevaid lektoreid ja saanud aru, et jah, nad küll naeratavad need birmalased, aga noh, kui raske nende elu tegelikult on ja kõik seesama, see hunta ja sellised mingid pinged etniliste gruppide vahel. No aga ega ikkagi oma silm on kuningas, et kõike seda tahaks ju koha peal näha selleks, et samas väidetavalt on seal ka väga tugev selline kogukonna tunne, et inimesed toetavad üksteist ja osalevad ühistes tegevustes ja eriti just seda maapiirkondades ja vaat meie oma reisil ka, et me ei ole ainult suurlinnades, me küll alustame Yangon, Mandalay on suuruselt teine linn, käime Paganis, aga me vahepeal ikkagi näeme seda ja Inle järve ääres eriti, eks ole, seda maapiirkonda, kuidas inimesed tegelikult elavad ja vot selline saame aimu sellest perekesksusest, mis pidi siin Birmas olema väga oluline ja noh, loomulikult uurime traditsioone ja kombeid ja mulle on kinnitatud, ma seda pean ikkagi veel üle rääkima, et vaatamata sellele, et kõik need igasugused uudised ja asjad tulevad, et tegelikult Birma Myanmar siis on
turismile avatud ja turistidega ei ole mingeid vahejuhtumeid toimunud ja kui ma konsulteerisin oma Myanmari kontaktiga kõike seda, et no mis me nüüd teeme, et vot oli selline uudis ja kuskilt oli selline uudis ja siis ta ütleb, et teate, kui te ootate, et olukord muutuks ja et siis tulla nagu Myanmari, siis võib-olla sellest elust ei piisa, et tegelikult kui seda tausta uurida, jutt õige, need pinged ja konfliktid on aastakümneid olnud, et see ei ole mitte selline eilane asi, et ja meie huvi ju, kui me läheme turistidena sinna on ju hoopis täpselt need samad nagu märksõnad mul slaidis olid, eks ole, see ajalugu, see kultuur, saada aimu sellest, eks ole, kuidas inimesed elavad, kuidas inimesed mõtlevad, võib-olla veidi kompida seda poolt ja et jätaks kõrvale jah, kõik need sellised, et me ei lähe ju ise konflikti otsima, vastupidi, on oluline meeles pidada, et ta on mitmekesine riik ja noh, kõik need jutud ei pruugi kehtida kõigi inimeste kohta, aga noh, ma loodan küll, et ma olen suhteliselt kindel, et me saame väga turvaliselt ja kaitstult selle reisi tehtud. Ja kui me siin mõned pildid vaatame, kui juba Yangonist hakkab pihta, on ju need suured võimsad kuldsed stupad, pühaehitused, siit me liigume Paganisse edasi sinna keskossa, erinevatest sajanditest pärit, eks ole, sellised pühakojad, ehitised. Ja vot siin hakkab see ongi see pühakodade kontsentratsioon pinnaühikule ja noh, Mandalay suuruselt siis teine linn, et noh, siis me näeme mitte ainult väljaspool linna, kuidas see elu on olnud, vaid ka näeme ka linnas, eks ole, seda linnaelu. Ja vot siin on see Ubeini sild, võt ma ei tea, ma pean üle küsima, kuidas selle Ubeini silda, selle maavärina üle elas, selleks, et mingist sillast olid pildid, aga ma ei viinud kahte asja kokku, et mingist lagunenud maavärina tulemusena lagunenud sillast olid pildid, aga kas see nüüd see oli? Ja lihtsalt siis jah, et riigi poliitiline olukord on keeruline, olukord võib inimeste käitumist ja olemust ka muuta, aga meie see vastuvõttev firma, turismifirma kinnitab, et me oleme hoitud, me oleme turvatud, et kõik on hästi. Ja selle Birma reisiga ma ütlen seda ka, et me teeme selle see sügis ära, siin ei ole kahtlustki, aga me teeme ühe korra, rohkem me üldse ei üritagi, see on siis nüüd ja see on kõik, teeme selle aasta novembris ära ja siis keskendume juba järgmistele sihtmaadele. Ja vot siin Inle järve ääres, tuletan siis meelde, siin on meil ka sellist kava järgi ka vaba aega, et see on selles suhtes, ta on nagu füüsiliselt on selline suhteliselt lihtne reis, et siin kuskil selliseid hulle matkamist meil ei ole, pigem on isegi selline lõdvestuspäev või päevad, eks ole, kus on selline Inle järve ääres ilusas resordis. Ilmselt saab siis nautida kõike seda kohapealset seal. Nii. Ja vot siin on näha hästi, siin on need padaungide pikakaelalised naised, need nii-öelda kaelkirjak naised. Ja noh, eks me ka neid siis näeme ja noh, eks meile ilmselt tehakse ka mingeid selliseid rahvuslikke etendusi ja asju, et saada paremini aimu sellest kultuurist ja traditsioonidest. Ja siis me ringiga jõuame tagasi Yangoni ja sealt me siis lendame koju. Nüüd, klassikaliselt on niimoodi, et me oleme nende aastate jooksul siis harjunud niimoodi, et meil on kõik hinnas. Et tõesti kõik hinnas, mingit raha korjamist koha peal enam meie kundade käest ei ole. Kõik viimse asjad kuni tippideni välja, loomulikult kõik pikad lennud ja siselennud ja hotellid ja bussid ja piletid ja söögid ja kõik jutud, kõik viisad, kõik asjad, kõik sees, et see, mis täiendavalt lisaks läheb, on igaühe taskuraha, eks ole, see, mis ta siis, noh, see on igaüks ise siis otsustab, kui palju ta midagi endale, kas meeneid või midagi ostab ja teeb. Aga loogika on selline ja tavaliselt on niimoodi, et on meil siin 3 nagu hinnaklassi, aga seekord ma teen sellise pakkumise, kuna meil on sünnipäevakuu, Seedri konsultatsioonid sai ju 22 aastaks, eks algas meie 23. tegutsemisaasta juba
siis te ei pea seda kahte ülemist rida üldse vaatama, vaid ükskõik, noh, siin oli loogika selline, et kui inimene tuli meiega esimest korda reisile ja tuli üksinda, siis oli see ülemine hind ja siis, kui ta siiski leidis endale kaaslase või kaaslaseed, siis tegi meie eest nii-öelda müügitööd, me alati väärtustasime seda, siis ta sai veidi, siis kõik tulijad said veidikese soodsama hinna ja siis nii-öelda klubi hind, me klubiks nimetame neid inimesi, kellega me oleme juba koos käinud reisil ja kes tulevad nagu kordusreisile, siis neile olenemata sellest, kas nad tulevad üksi või kaksi või kolmekesti, neile on alati hind see kõige soodsam siin. Nüüd teen ma sellise pakkumise kõigile. Kui te isegi ei ole meiega veel reisinud ja tulete üksi, vahet ei ole. Kui te nüüd otsustate ära, see on selline piiratud ajaga pakkumine, see on kuni 25-ndani, täna meil on 22 kuni 25-ndani, reede kaasa arvatud 25. aprillini. Kui sa nüüd selle ajani otsustad, annad meile teada, täidad ära formulari, et jah, tulen reisile ja maksad ära ka esimese sissemaksu, mis on 500 eurot, eks ole. Vaat siis sa oled endale saanud broneeringu nii-öelda, vaat selle kõige madalama hinnaga, kõik hinnas 3990 eurot. Nii, aga selleks veel kord siis, see on lühikest aega pakkumine, see on siis kuni 25-ndani, 25 kaasa arvatud ehk reede kaasa arvatud, aga siis peaks ära registreerima, maksma esimese sissemakse ja siis sa saad arvestada selle kõige soodsama hinnaga. Nii, noh, klassika reisidel meil hotellides on kahesed toad. Kui keegi tahab nüüd privaatsust, meil on sellised inimesi alati, siis sellest tuleb juurde maksta, kui tahetakse olla üksinda, mitte kellegiga koos, üksinda kaheses toas, siis sellest tuleb juurde maksta, aga sellest me siis räägime eraldi, aga üldjuhul kahestes tubades me teeme enda poolt ka kõik, et me grupp oleks lõpuks paaris arvuline, miks ma ütlesin 14-16, noh vaat 14 ja 16, siis kõik selline grupp mahutub kahestesse tubadesse, aga kui keegi tahab üksi olla, siis jah, palun, aga see on siis lisatasu eest, eks ole, nii. Ja igaks juhuks kordan üle, see oli see 25. kuupäev, kui te tahate nüüd ikkagi, siis te peate kiirelt otsustama, andma meile sellest teada ja maksma esimese sissemakse. Selline lugu. Nõnaviisi. Ja muuseas, ma ikkagi räägin sellise jutu, siin tuleb üks boonus tuleb ka veel juurde. Kuna Myanmar on selline pisike maa nagu Eestigi, ma mõtlen selles suhtes nagu lennunduse seisukohalt kolgas, siis meil on selline päris siuke keeruline minek, sinna me läheme 1, 2, 3, 3 lennukiga me läheme, issand, kuidas see oli, 3 või 4-ga, lähme algus Riiga, siis Münchenist Singapuri, Singapurist Yangooni, jah, midagi pole teha, sellistesse kohtadesse otselende väga palju pole, aga tagasi tulles, jälle Singapuri kaudu tagasi tulles, kuna meil on edasi lennuga, me jõuame Singapuri ja vahe on nii palju pikk, siis hinna sees on meil ilmselt Singapuri linna ekskursioon, selline 2,5–3 tundi. See on hinna sees, et me saaksime, kui te ei ole Singapuris enne käinud, meie näiteks ei ole Singapuris käinud, siis me saaksime nii-öelda linnukese juurde, et me oleme ka Singapuris käinud, et see on tagasi lennul see on hinna sees, see on selline asi, et me saame Singapuriga tuttavaks. Vaat nii. Aga nüüd vaatame ka teise reisi ära. Saime just eelmine nädal, saime lennukipiletid paika, sellega ka kuupäevad paika, hinnad paika, ja seetõttu saan juba siin rääkida, ärge nendele nooltele siin liiga palju praegu tähelepanu pöörake selleks, et nüüd selgus selline asi, et toimus üks programmiline muutus, lennukipiletid me ikkagi Siem Reapi ei saanud, vaid me läheme Turkish Airlinesiga, me läheme siis läbi Istanbuli ja siis Istanbulis me lendame Phnom Penh'i ehk Kambodža pealinna.
aga ma rääkisin sealse Kambodža nüüd koostööpartneriga, ei ole mingi küsimus sealt Phnom Penhist, me püüame võimalikult kiiresti lahkuda, võimalikult kiiresti jõuda Siem Reapi, see on, kui ma sellest reisist räägin, siis me oleme seda, ma alguses mainisin ka, et seda Indo-Hiinat, see Laos, Kambodža, Vietnami ikka ühtepidi ja teistpidi teinud ja nüüd me, pealkiri ka, see on see Indo-Hiina pärlid, eks ole, et siis me tegelikult oleme meie, noh, mina ja Siret välja valinud just need parimad palad nendelt maadelt ja teinud nüüd marsruudi vastavalt sellele. Lihtsalt selline tehniline nüanss, et kuna me saime lennukipiletid, eks ole, Phnom Penhi, ei ole katki, me sealt kiiresti sõidame Siem Reapi, selleks, et Siem Reap on koht, kus Kambodžas tasub käia. Miks? Selleks, et tegelikult Siem Reapis asub Angkor Wat ja see on üks maailma imedest. See on kompleks, kus võiks, ma ei tea, nädal aega mütata, me oleme seal mingid päevad oleme, aga see on üks maailma imedest Siem Reapis. Ja siis on veel Tonle järv siin kõrval, seal käime ka ujuvkülasid vaatamas, aga see, just see Angkor Wat. Et sellepärast tasub sinna Siem Reapi minna ja kogu maailm sinna kokku ka sõidab selleks, et see on väga selline müstiline kompleks, hästi suur, hästi müstiline siuke kompleks. Ja nüüd, kui me oleme selle Angkor Wati ära vaadanud, siis me lendame siselennuga ja me jätame vahele Laose pealinna, seal Vientianis ei ole ka suurt midagi teha, aga me lendame Luang Prabangi. Vaieldamatult Laos on meie lemmiklinn, siuke pisike, mõnus, praktiliselt jalakäigulinn, suured bussid ei saa üldse sinna linna sisse. Meil ka grupp jagati väikeste mikrobusside peale, eks meelega meid siis transporditi, aga ka mitte kõikile kuskilt maalt tuli jalutama hakata. Väga chill, väga mõnus, väga siuke mõnus linnakene Luang Prabang ja seal täpselt samamoodi munkade söötmine, aga seal Luang Prabangi lähedal käime ka jõe peal sõitmas, näeme siukest koobastempleid ja käime joa juures ja kõik selline, näeme siukest ka looduskaunid kohti ja vot ja kui see kõik on nüüd vaadatud, siis me lendame lennuga Hanoisse ja nüüd me oleme otsustanud, et Halong Bay'sse me ei lähe. Me seekord Halong Bay'sse ei lähe, aga me keskendume hoopis sellele, et Hanoi, loomulikult Hanoi tuleb ära vaadata, mis seal on, aga siis me sõidame rongiga, me sõidame Sapasse. Sapa on siis mägedes, see on siis selline Vietnami kõige kõrgemas osas, siuke mägine, terrasspõllud, aga ka väikerahvad, mongid, mustad mongid, käime väikerahvaste elu uurimas, näeme neid terrasspõlde, kõike saame riisikasvatusest aimu ja siis Sapast tuleme Hanoisse tagasi ja sealt me lendame koju, et see on nüüd tänane selline plaan või mõte, et jah, et me võtame 3 maalt selle meie jaoks kõige meeldivama Siem Reapist on see Angkor Wat ja lisadega see Tonle järv, eks ole, siis Laosest Luang Prabang ja siis ka need kosed asjad seal juures, aga eelkõige Luang Prabang ja siis Vietnamist Hanoi, noh, Hanoid me ei saa ignoreerida, üks pealinn ikkagi jääb meile avastada veidi ja siis Sapa ehk selline põhjaosa seal, siis need väikerahvad, kõik selline pool. Vot selline plaan. Ja siin näitan mõned pildid ka, et me seal Angkor Watis oleme ka käinud, nagu näha Eesti grupiga tegemist ja siin taga ongi see Angkor Wat on näha, vot selline, see on üks pisikene osa, mis siin taga paistab, see on tohutu suur territoorium, ehitused, noh näete sellised kivi bareljeefid, puud kasvavad nende müüride peal, eks ole, nii et no seal on mida avastada ja tihti jääb selline mulje, kui seal Angkor Watis käia, tundub, et see ei ole nagu, tead, see on sama jutt nagu Egiptuse püramiididega, et sama on ka Angkor Watis, et tundub, et see on nagu mitte maist päritolu, et see ei ole võimalik, et kuidas inimesed kunagi ammu sajandeid tagasi suutsid selliseid asju teha, insenertehniliselt juba, eks ole, selliseid asju teha ja nii, et põnev uurimine. Siis me käime Tonle järvel, siin on need ujuvkülad ja nüüd Luang Prabang ja vot Luang Prabangis, eks tegelikult ma võiks öeldagi, et selle
selle reisi ka üks selline kandev teema on jälle selline budism, eks ole, selleks, et siin ka Lombra pangis hommikul vara me käime siis ka neid munki söötmas, eks ole. Ja külastame erinevaid pühakodasid ja kuningakodasid ja siis me käime ka jõe peal sõitmas ja jõuame ka Kose juurde, et siis näeme ka sellist kaunist loodust. No siin on näha see hommikune selline munkade söötmine, siin on see, kuidas me jõelaevaga sõitsime ja maha tulime, siin on sihuke koobastemplit, käisime sellistes kohtades. Ja siis olemegi otsaga tagasi, või otsa edasi ikka, lennukiga me lendame Hanoisse. Ja noh, siin on ka mida uurida, et Ho Chi Minhi mausoleumi me kunagi pole sisse läinud, me oleme keeldunud kogu aeg, me oleme öelnud, et eestlastele ei meeldi surnud inimesed, kuigi vietnamlased hirmsasti tahaks Ho Chi Minhi näidata, see on nende Lenin. Aga me oleme seal ees vähemalt pilti teinud ja siis vanim ülikool ehk Konfutsiuse tegelikult tempel, eks ole, ja kõik, no ja mis on igal maal tegelikult on selline, neile selline omane käsitöö, erinevad käsitöö liigid, eks ole, siin on näha ooperiteater ja üks selline kunstigalerii ja käime veloriksadega vanalinnas sõitmas ja see on nüüd eksitav pilt, nagu ma ütlesin, tegelikult me nüüd otsustasime, et Halong Bay'sse me ei lähe, aga me läheme just mägedesse, me läheme Sapasse ja need on need mongid, näete mongi proual ka nutitelefon käes, et ei, miski pole võõras ka nende jaoks, aga terrasspõllud, eks ole, mäetorud, terrasspõllud, see on põnev vaatamine. Saame aimu, kuidas siis riisi istutatakse, kasvatatakse, kuidas käsitööd tehakse, siin on selline väljaõmblemine ja keraamika ja saame nende matmistraditsioonidest aimu, et kõik selline pool, et ma arvan, et see saab olema selline päris selline vaheldusrikas reis, eks ole, et me näeme, seal on üks ikka tore jutt, ma nii mäletan, et kui erinevad need rahvad on, vietnamlased, Laose inimesed ja siis kambodžalased, eks ne, Laose, Kambodža, et kõige töökamad pidid olema vietnamlased, et vietnamlased on selline ütlus, et vietnamlased kasvatavad riisi, siis kambodžalased vaatavad, kuidas riis kasvab. Aga Laose elanikud, nemad kuulavad, kuidas riis kasvab. Ehk kuidas seda nüüd mõista, see oli selline nagu Laoses, noh, kuidas see oli minu jaoks ka nagu üllatav esimesel kokkupuutel, et näiteks kirjeldati, et no tõesti selline ambitsioon rikkaks saada puudub, et liigutatakse ennast täpselt nii palju, kui on ellujäämiseks vajalik, eks ole, seal ei ihaleta naabrist parem, et mul peab olema suurem maja ja uhkem auto. Ei, seal on just selline, see Laosel on omane selline hästi chill, hästi rahulik tempo, kõik on, aega on, nagu kui Aafrikas käisime, see Hakuna Matata seal, eks ole, Zanzibarid, aega on chill, kõigil kuhugi kiiret ei ole. Ja võt siin me nüüd käime ka kolmel maal, et noh, ma siis eeldan, et me saame ka aimu, et võib-olla siis selle rahvaste nagu sellisest erinevusest. Nii, ja siin jutt täpselt sama kuni 25-ndani, ka sellel reisil kuni 25-ndani, 25 kaasa arvatud. Kui sa kiirelt reageerid, annad teada oma soovist, maksad ära esimese sissemaksu, siis kehtib sulle hind 3990 eurot, 3990 eurot, kõik hinnas, veel kordan seda üle, hinnas on söögid, joogid, ma mõtlen mitte alkoholsed joogid, siis hotellid, sõidud, kogu transport, giidid, kuni giidide tippideni, kõik on hinnas. Viimse pulgani, viisad, siin on ju 3 maad, 3 maa viisad, eks ole, kõik asjad. Ja kuidas see loogika siit peaks nagu edasi minema, et kui sa nüüd tunned ikkagi huvi, et meiega reisile tulla, sa täidad ära formulari, maksad esimese sissemakse ja siis me kontakteerume, me lepime kokku, et millises rütmis siis makstakse ülejäänud summad, see loogika on lihtsalt selline. Seda me saame kõik selle maksegraafiku kokku leppida, aga viimane kuupäev või seda dikteerib tegelikult lennufirmad.
see on 45-50 päeva enne minekut, noh näiteks kui me nüüd Myanmari hakkame minema novembris, siis tegelikult oktoober, november, no ütleme, et septembri lõpuks peaksid olema kõik summad makstud, millistes osades ja kuidas selle lepime kokku, aga siis peaks olema kõik summad makstud, selleks, et siis me peame välja ostma lennukipiletid, tegema sihtmaale juba makseid, hotelli broneeringud ja kõik muud asjad ja selleks ajaks peaksid olema kõik asjad makstud. Vastavalt, nüüd kui see Indo-Hiina reis, me läheme, eks ole, 11 märts, noh, see on siis märts, veebruar, no jaanuari lõpuks, 26 aasta jaanuari lõpuks peaks kõik olema makstud. Jälle räägime omavahel läbi, mis, kus, kuidas. Siin on nagu erinevad variandid. Kas leiate meie kodulehelt need rekvisiidid, saaja on Seeder konsultatsioonid OÜ, kannata sinna teile sobiliku summa, me näeme seda, teeme selle kohta arve, paneme selle teile meili või kirjutate siret@seeder.ee, palun teha mulle arve sellisele summale, Siret teeb arve, saadab meilile, selle järgi maksate. Vahet ei ole, mõlemat pidi toimib selleks, et me oleme ametlikult reisikorraldusfirma, meil on turismiseadusest tulenevad kõik tagatised, meil on aruandluskohustus Tarbijakaitseametile iga kvartaalselt ja see tähendab seda, et kõik summad me katame niikuinii arvetega, et siin ei ole nagu kahtlustki, et kuidas teil endal mugavam on, nii täpselt toimetagegi. Oluline on mainida ka seda, et väga palju nagu ettevalmistusi selliseks reisiks tegema ei pea, selleks, et meil on selline traditsioon, et igaüks saab siis reisigrupi liikmed, me oleme nüüd minemas, oleme lennujaamas juba, hakkame reisile minema, siis lennujaamas saab igaüks selline A4 raamatu, viimane raamat, kui me käisime näiteks Nepal, Bhutan, see oli, ma ei tea, 70 lehekülge või palju, selline, tähendab kõik info päevade kaupa, aga ka selline lisalugemine, kõik on olemas. Te ei ole kindlasti alainformeeritud, et kõik vajalik on kokku korjatud. Ja see on hästi toiminud, siis ei pea ise otsima materjali, aga saab ka koha peal siis seda nii jooksvalt seal kogu aeg jälgida või pärast või ette lugeda või pärast lugeda, asjad saavad palju selgemaks, et selline asi on ka meil jah hinna sees, et kõik saavad oma reisiraamatu. Nii et selline asi, mis ma siis ütlesin, jah, söögid on tavaliselt 2-3 sööki päevas, olenevalt, eks ole, programmist, püüame linnades olles ikkagi piirduda 2 söögiga, hommikusöök on hotellirestoranis selline bufee tüüpi ja siis lõunal käib grupp väljas, eks ole, restoranis söömas. Me oleme alati saanud kõhu täis, keegi ei ole nagu alatoitumises ennast tundnud selleks. No ma isegi mõtlen nagu enda seisukohalt, et näiteks kodus hommikusöök mul ei ole väga tugev, et ma kohvitan ja võtan mõned võileivad ja siis on lõuna ja siis midagi õhtul, aga seal nagu me orienteerume ringi, siis me sööme juba päris hästi juba hommikul, see on see hotellirestorani bufee, eks ole, ja siis me saame korraliku söögi veel lõuna ajal, eks. Minul isiklikult ei ole õhtul kõht tühi olnud, et kui keegi süüa tahab, et siis nendel päevadel, kui on 2 söögikorda päevas, siis ei ole küsimus, siis saab ka ju käia väljas söömas selleks, et need on tegelikult ikkagi suhteliselt odavad maad, aga võib-olla ongi põnev käia otsimas eksootikat ja proovida erinevaid asju, mida siis linnas ka erinevates söögikohtades pakutakse. Aga jah, et selline söögiga keegi alatoitumises pole ennast tundnud, vastupidi, pigem oht on see, et me oleme vahel ka naljaga pooleks reklaaminud, et kuna meil on sellise keskmise aktiivsusega reisid, et meil on nagu kaalulangetusreisid, aga teate, ei tule alati välja, et vastupidi, teinekord on selline kaal hoopis tõusnud, et süüa nii palju, kõik on nii maitse või raatsi millestki loobuda ka, tahaks ju kõike proovida, kõike süüa ja siis lõpptulemus on see, et hoopis selle asemel, et kaal langeks, kaal hoopis tõuseb. Nii et jah, kõik on siin hinnas. Nii, tuletan meelde, mõlema reisi puhul see pädes praegu nii Myanmari reisi puhul kui ka nüüd selle Indo-Hiina reisi puhul. Kui sa nüüd ikkagi otsustad tulla, siis anna sellest teada, 25 kaasa arvatud
ja mitte ainult anna teada, vaid maksa ära ka esimene sissemaks ja siis sa garanteerid endale selle hinna. Selline lugu. Ja vaat see on siis 11–25 märts. Nüüd mõne sõnaga ka siis kaugematest plaanidest, et jah, nagu ma mainisin, läbirääkimised on meil pooleli, me vahetame juba siin mingeid selliseid programmi mõtteid Jaapaniga ja just sihilikult me tahame Jaapanisse minna sügisel, mitte kevadel. Ma tean, see kirsside õitsemise aeg ja noh, aga see on umbes sama nagu Hiina minna, kui on Hiina uus aasta, eks. No, et sa võid sinna massi lihtsalt ära kaduda ja seetõttu me pigem läheme hoopis, me plaanime minna oktoobris-novembris 26 siis Jaapanisse, et teha üks selline sügisene reis hoopis. Ja seda siis ka veel, et jah, meil on nagu aega praegu täpselt niimoodi, et kõik see programm nagu paika joosta, sest nagu ma ütlesin, lennukipiletid me saame küsida selle aasta novembris-detsembris alles, meil on praegu aprill, et meil on nagu piisavalt aega siis, eks ole, kõik see hästi läbi mängida, et igal juhul Jaapanisse me väga tahame minna. Jaapanis me ei ole ka ise Siretiga veel käinud, et sellepärast see on ka selline suhteliselt paigas plaan. Vaata korra, keegi on, ma lubasin küll. Eda küsib siin, et kas märtsi reisi sissemakse, esimene sissemaks on 500 €, see on kõigil reisidel ühtemoodi. Miks ma seda, mitte kas nüüd või hiljem, vaadake, sellega on niimoodi, meie loogika on olnud kogu aeg see, et kui inimene lihtsalt ütleb, et jah, ma tahan tulla, no väga tore, aga ma ei saa temaga veel arvestada. Isegi kui ta formulari, meil on neid selle 16 aasta jooksul, et inimene on ka formulari täitnud, tulen sinna reisile. Aga ta pole veel sentigi maksnud ja siis ühel hetkel ta ütleb, et ma ikkagi ei tule. Ja tähendab, selles ei ole midagi halba, kõik saavadki ise vabalt otsustada, aga ma tahan lihtsalt rõhutada, et reaalselt sa oma tahet näitad siis, kui sa maksad ära esimese sissemaks. Ja see on ka meie jaoks, see on juba nagu jagatud vastutus, et siis me teame, okei, ta on tõesti otsustanud, ta tuleb, eks. Ja siis me lepime juba kokku kõik need ülejäänud maksegraafikud, eks ole, mis järjekorras ja kuidas. Aga just, et see on nagu see viis, kuidas endale nagu kinnistada koht grupis, on see esimene sissemaks, selles on see asi. Ja siis see tagumine ots oli selline, ütleme 50 päeva enne minekut peaks siis kõik summad makstud olema. Kuidas seal vahepeal nüüd tasutakse, selle me lepime oma vahel kokku, eks. Nii, ja siis, see oli juba meil ära, see asi oli meil juba ära. Nii, ja siis nüüd päris kauge tulevik on siis see, et 27 aasta kevadel ma sain siis nüüd ka Taiwani kontakti ja 27 aasta kevadel me tahaks siis teha just Taiwanit selleks, miks ka põhjendan, miks see Taiwan on meie jaoks ka hästi oluline, me pole julgenud, pole saanud, mis iganes, pole ka kontakti olnud veel Taiwanil käia selleks, et nagu teada, Hiinal on oma sellised territoriaalsed nõudmised Taiwanile ja seal me kartsime riskida varasemalt nagu sellega, et olid mingid ohud, et kui me oleks teinud Taiwanile grupi, et me pärast poleks saanud Hiina. Praegu on seis selline, et Hiina on meie jaoks niikuinii lukus. Me viimati Hiinas käisime 2019, see oli me 20. grupp, see on juba 6 aastat tagasi ja ma praegu ei näe, et me Hiina saaks sinna, jäi koroona vahele, aga tegelikult praegu on hoopis selline poliitiline teema, et ajakirjandus on teinud kõvasti tööd selle nimel, et tegelikult on ju nagu tõstetud, et Hiina on Venemaa sõber, Venemaa on meie vaenlane, tähendab Hiina on meie vaenlane ja inimesed ei julge registreerida Hiina gruppidesse ja seetõttu võib-olla pinge maas, seda enam ma siis on nii, et võib-olla igal asjal, millel on algus, on ka lõpp, et kui Hiinas on 20 korda käidud, et nüüd ongi aeg minna Taiwanile, eks ole, ja võt 27 aasta kevadel loodame, et selleks ajaks on ikka Taiwan veel iseseisev riik, eks ole, nii et siis me käime Taiwanil ära ja siis tulid juba kaugemad plaanid, olid see Sri Lanka ja kõik need jutud, eks ole, aga
ärme nii kaugele lähe, tänased reaalsused on ikkagi Myanmar sel aastal. Üks ja ainus Jaapan, Jaapan, siis on Indo-Hiina, järgmine kevad, Kambodža, Laos, Vietnam, eks ole, need on reaalsused. Ja ülejäänud on sellised läbirääkimiste faasis ja siis, kui aeg jõuab kalendris ka sinnamaale, siis ka lennuki piletite küsimise faasis ja siis saab juba edasi vaadata. Vaat selline lugu. Nõnnaviisi. Võib küsimusi esitada. Ma niikuinii panen selle video panen ka homme üles meie kodulehele ja siis Siret saadab ka lingi, et kus see on, et saate ise järel vaadata, aga mul jäid siit nimekirjas päris mitu inimest puudu, ilmselt nad võib-olla arvestasid ka sellega, et nad saavad järel vaadata, vahet ei ole. Tähtis on see, et saadakse info kätte. Ja rõhutan teile ka, et kui te praegu ei taha küsida, siis tulevad hiljem need küsimused, kirjutage, saatke meil, helistage, hea meelega kõigile küsimustele vastan loomulikult, et ma ei arvagi, et te peaks praegu kõik ära suutma küsida, et iga asi omal ajal. Aga tuletan meelde, 25. kuupäev, sel reedel, 25 kaasa arvatud, siis et kes tahab siis nüüd head hinda saada, siis peaks otsustama. Vaat nii. Tuleb küsimusi. Aga siis on niimoodi, lugupeetud, et mina tänan. Et olite vähemalt taustaks, et ma ei pidanud päris ainult arvutiga rääkima. Kuidagi inimlikum tunne ikkagi, et aimad, et keegi kuskilt kuulab taustal. Video läheb üles, saate isegi üle vaadata või kellelegi näidata või ja saatus tahab, siis reisime koos. Meie igal juhul läheme. Nii et mina tänan teid. Ilusat õhtu jätku ja lülitan välja. Tuli küsimus veel või? Ei. Suur tänu, Heli, palun. Eda, palun. Nii. Aga nüüd lülitan välja. Head aega.